Tere! Minu nimi on Margit Laanpere. Mina olen aiandusnõustaja ja kompostimise entusiast. Ja minu fookuses lisaks turbavabale kasvusubstraadile, millest me täna räägime, on loodusel põhinevad lahendused mullaseisundi parandamiseks ja taimetervise toetamiseks aiandustootmises. Tere kõigile, aitäh selle võimaluse eest ja täna siis 1-2. Mina olen Kadri Jartma ja olen ettevõtja taustalt, aga samas ka rakendaksin oma aiandushuvi ja ka teadmisi Räpina aianduskoolist selliste praktiliste, keskkonnasõbralike ja mullaviljakust toetavate lahenduste loomisel. Ja et see kõik ei jääks ainult sõnadeks, siis võtsime ette ja meil on ühine ettevõte Alleverde, mis siis arendab praegu 100% turbavaba kasvusubstraati. Ja vaatame siis täna mõned pilguheited siis meie tänase selle aasta teekonnale. Kõigepealt, mis on kasvusubstraat? Kasvusubstraat on see materjal, mida näitas meile Marju Kõivupuu see kilekotis Eesti must muld, antud juhul siis hästi lagunenud turvas. See on see materjal, mille sees taimed kasvavad näiteks pottides, konteinerites ja alates 70. aastatest kasvusubstraat on peamiselt turbapõhine. Turvas on taastumatu loodusvara, kasvab vaid millimeeter aastas ja kuigi turbapõhiste kasvusubstraatide keskkonnamõju või siis kasvuhoonegaaside heide tõenäoliselt varasemates raportites arvutusmudeli tõttu on ülehinnatud, siis siiski kahjustab turba kaevandamine märgalasid kui elukeskkonda. Turba asendamise võimalikkus meieni jõudis Briti mahetaluniku Ian Cholhursti kaudu, kes on köögiviljatootja ja tema valmistab kogu oma tootmises vajamineva kasvusubstraadi ise talus koha peal taastuvatest materjalidest. Ja et lisaks veel maailmas toimuvast, et vähemalt 2-4 korda prognoositakse, et järgmise 25 aasta jooksul kasvusubstraatide vajadus kasvab, mis siis mitte ainult elanikkonna kasvu, vaid ka elatustaseme tõusu ja ka kliimamuutuste tagajärjel. Ja kuna paljudes riikides on turba kaevandamine kas vähene, piiratud või teda polegi, et siis on nagu paratamatus see, et otsitakse võimalusi kas turba osaliseks asendamiseks või täielikuks asendamiseks ja teiste taastuvate materjalidega. No näiteks käisime siin Growing Media sümpoosiumil, kus oli ka ettekandes madalmaade kohta, kus 2030. aastaks on eesmärgiks võetud, et 50% profikasutajate ja 85% siis hobiaednike kodutarbijate puhul soovitakse turvas, et oleks asendatud substraatidest teiste taastuvate materjalidega. Eestis saame olla uhked, et me järjest kasvab turba eksport, kaasa arvatud turbasubstraatide tegemine. Oleme vist praeguste andmete järgi isegi 10% anname oma turbast substraadimajandusse maailmas. Aga samas me peaksime mõtlema, et mis on ikkagi siis meie pikk vaade ehk kõik see kestlikkuse jutt, mis siin eelnevalt on kõlanud. Meie panime oma idee kirja täpselt aasta tagasi arendada 100% turbavaba kohalikust toormest valmistatud kasvusubstraat. Väga ambitsioonikas. Ja juba jaanuaris saime alustada oma teekonda rohekiirendi toel. Alustasime turu kaardistamisega, küsitlesime hobiaednikke, mille kohta on siin see väike küsitluse tulemused näidatud, aga ka aiandustootjaid ja aiandustoodete vahendajaid. Ja leidsime, et esialgne huvi on olemas. Jätkasime
võimalike koostisosade kaardistamise ja kokkukogumisega ja praeguseks oleme selle aasta jooksul jõudnud erinevates retseptides testida 65 koostisosa ja eelkõige otsime siis sellist ringbiomajanduslikku lahendust ehk tootmise kõrvalsaadusi püüame väärindada. Ja ärge laske ennast eksitada meie naeratavatest nägudest nendel fotodel, et tegelikult neid vabatahtlikke töötunde on aasta jooksul loendamatu hulk läinud ja on olnud ka pingelisi hetki ja pisaraid. Aga nagu ütleb meie Eesti president, olukord on sitt, aga loodetavasti tuleviku väetis ja kasvusubstraat. Et nende ebaõnnestumiste kõrval on saanud tarkusi juurde ja on palju häid üllatusi või siis tarku otsuseid loodetavasti edaspidiseks, et tihtilugu on ka nii, et eelkalkuleeritud segudest peame tegelikult tõdema, et taim on targem ja peame usaldama taime. Ja nende erinevate koostisosadega oleme siis koostanud rohkem kui ja kasutanud ja testinud siis rohkem kui 40 retsepti ulatuses ja seda siis 6 erineval kultuuril ja on praegu käimas 6. katseetapp nii istiku kui külvisegudega, et loodetavasti siis asi läheb järjest, seda tarkust tuleb juurde, aga see, et me ei põhineks ainult meie ja hea ka EMÜ mentori teadmistele ja tarkusele, et me andsime ka alates juulist erinevatesse püsiku tootmise ja ka siis Tartu botaanikaaeda oma 10 segu testimisse, et loodame siis saada sealt tagasisidet, kuidas siis tegelikult toimivad meie segud. Lisaks sellele augustis oli meil võimalus teha katse koostöös Maaülikooli köögiviljanduse teadlase Priit Põldmaaga tootja juures, kus vaatluse all oli kurgitaimede algareng. Seal kontrollina kaasasime 100% turbapõhise toote, mida tootja praegu tavapäraselt kasutab ja see on siis graafikul see vasakpoolne oranž tulp. Siis lisasime ka turbavaba valmistoote, mis on hobiaednikele poodides juba kättesaadav. See on vasakult teine tulp ja siis punase noolega näidatud on meie 5 segust kõige paremini toiminud segu. Et siin graafikul näeb, et biomassis me hinnati siis taimede biomassi ja me jääme veel 2 eelpool mainitule jääme alla, kuid selles faasis me loeme seda paljulubavaks tulemuseks. Ja samuti siin vasakpoolsel graafikul taimede pikkuses natuke veel jääme alla, aga lehtede arvus siis oleme selle turbavaba valmistootega oleme samal tasemel selles katses. Ja lisaks siis ka näiteks siin näide meie 9-nädalasest ja 35 seguga tehtud katsest, kus siis saab ka võrrelda näiteks õite arvu poolest on isegi rikkalikum meie segu, ja samas on kõrval siis konkurent, kus on siis ka turbavaba, ja siis ka kontrollkatsed, need jäävad natuke alla ja ütleme siin läbimõõdu taimiku hindepunktide osas siis oleme samaväärsed nende punaste nooltega on siis näidatud. Et jällegi, et annab natukene julgust edasi liikuda. See oli pikk 3-kuuline katse, see tõi välja ühe väljakutse, et substraadi sellised füüsikalised omadused muutuvad ajas, sellega tegeleme veel, on vaja ka parandada veehoiuvõimet, leida sobiv meetod hügieniseerimiseks teatud materjalide puhul ja eraldi veel avastamist ootav meile väga südamelähedane temaatika on substraadi nii-öelda elurikkus või siis see kasulik mikrobioom, mis võiks seal substraadis olla ja omakorda toetada taimekasvu. Ja veel kord tasub siin öelda tõesti suur aitäh EMÜ teadlastele, mentorile, mullateaduse õppetooli kaasprofessorile Merit Šanskile ja samuti aianduse õppetoolist Priit Põldmaale, aga paljudele
aiandustootjatele ka täna siin saalis materjali või aineandjatele, tootjatele ja siis samamoodi Growing Media ehk siis kasvusubstraadi sümpoosiumil saadud rahvusvahelistele kontaktidele, et suur tänu kõigile kaasa löömise eest ja loodame seda head koostöö jätku. Ja jätkame siis prototüübi tootmise ettevalmistamisega, saame teha läbi tehnoloogilise protsessi ja kindlasti jätkame koostööd nii teadlastega kui ka aiandustootjatega katsetajatena ja ühtlasi otsime ka tootmispartnereid. Kas ma nägin selle viimase slaidi peal tõesti seda, et plaan on see, et kott läheb ise poodi? Ja, võtame jalad alla, et oleme katsetama. Aga ikkagi ütleks selle paar sõna veel kokku, et siin meil on turbavaba aiandus küsimärgiga, mõnes riigis ta ei ole enam küsimärgiga, et igal juhul ma arvan, et on ühine strateegia siis loodusvarade parem kohapealne väärindamine, kõik ringbiomajanduslikud lahendused, aga eelkõige ka mõtteviisi muutus, et ei saa nii kergelt ühte ainet asendada teisega, peab leidma teistsuguseid lahendusi, mis on siis nii kestlikud, nii majanduslikust, tehnilisest, aga ka keskkonnahoiu seisukohalt, sest lõppude lõpuks oleme siin kõik üks. Nii et aitäh veel kord. Ja, aitäh. Ja Kadri ja Margit, teile väiksed kingitused ka palun. Ja siis ikkagi kompostimise entusiastiga on alati olla koos tore laval, nii et ära mine ära palun. Et meil on mõned küsimused ka. Siin põhiline ikkagi küsimus käib selle kohta, et millest substraat siis koosneb. Et oli vahepeal teid näha seal saepuru hunnikute otsas ja lõpuks neid andmeid vaadates tundus, et nii hea asi sööva ise, et millest siis lõpuks tegelikult koosneb see? No ma ütleks niimoodi, et ka seal kasvusubstraadi sümpoosiumil, kus me käisime, kus kohtusid aiandusteadlased, kes selle teemaga tegelevad 20 aastat, nad nendivad, ega meil midagi uut ei ole, et me ju teame, mis need materjalid on, mis kuskil piirkonnas tekivad, et küsimused on võib-olla nende erinevas kombineerimises ja töötlemises. Aga rohkem vist ei täpsustaks. No jaa, et tegelikult tõesti 130 materjali vähemalt Eestiski on ju aruanded tehtud, kus on puidupõhised, rohejäätmed, need kõik tulebki vaadata ka selle pilguga läbi, et selle kogumine, töötlemine ei tooks omakorda energia raiskamist. Siit ka tuleb järgmine küsimus, üks, mis siin oli, et kas te katsetamisega samal ajal hindate ka toodete võimalikku lõpphinda, et mida see kuldkollane õis maksab võrreldes turbal põhinevate substraatidega? Jaa, et me saame sellest täiesti aru, et kas või näiteks seda sama, kuidas siis puhastada nii, et see vähem raiskaks, et kas on ta sul hunnikus seisab või raiskab mingit fossiilkütust, et seda aurutada, et see on tegelikult, selle peab läbi arvutama, et saame sellest täiesti aru, aga kui me võtame suure pika Exceli tabeli ette, et kas täna kopaga turvast kaevandada tundub nagu mõistlikum, aga vaatame pika perspektiivi ja veel ükskord, kui kusagilt jääb materjali üle, näiteks kas või põllumajanduses, põllu pealt tekib tegelikult seda jääkmaterjali või jääkainest materjali on halb kasutada, et siis proovime ühiselt leida seda, aga muidu on teada, et Ameerika ütles seal samal kohtumisel ei, et nemad peavad lähtuma nii, et see turbavaba oleks sama hinnaga, nad ei saaks seda muidu müüa. Üldiselt on praegu, et 20-30% võib see hind olla kallim, et see on vaja veel nii-öelda läbi timmida. Seeria tootmisest olete kui kaugel? Meil on mingid hunnikud, aga see on päris hea vastus. Aga midagi on juba hunnikus. Midagi on hunnikus, aga selge on see, et seda peabki läbi kalkuleerima, milline on mõistlik teekond edasi masstootmisesse. Hoiame pöialt. Edu. Aitäh. Aitäh.